No tere jälle! Kas sa tead, et võlusopil on juba 10 lugu? Kas sa oled valmis järgmiseks looks? Siit tuleb 11. lugu, õigluse otsing. See oli üks nendest hommikutest, kus Lumi ärkas tavapärasest varem. Ta istus võlumetsa lagedal väljal kivi otsas ja jälgis päikese tõusmist. Ta lasi vaiksel tuulepoisil enda nägu silitada. Siira, hõikas Lumi. Kas sa kukutasid just oma porgandikoti ümber? Ei kukutanud, vastas Siira. Ma vabastasin nad. Porgandid peavad ka hingama. Lumi püüdis ühe porgandi kinni, teine põrkas vastu tema jalga, kolmas veeres otse Runo tööriistakarpi. Siira, miks sul nii palju porgandeid on? Küsis Lumi. Sest õiglus, kuulutas Siira. Kui kõigile midagi jagada, peab kõigil olema sama palju asju. Ja kui ma eile kõigile porgandeid jagasin, siis täna jagan uuesti või nüüd ma pean muidugi kõigepealt kõik uuesti kokku korjama. Runo kookis oma tööriistakarbist porgandi välja ja uuris seda. Huvitav, ma ei mäleta, et mul selline osa siin sees oleks pidanud olema. See on porgand, selgitas Siira. Nüüd on sul üks, Lumi saab ühe, mina saan ühe ja Frederik saab ühe, kõik võrdselt. Ja mida me siis nendega teeme, küsis Lumi. See pole oluline, oluline on, et võrdselt, ütles Siira. Sel hetkel laskus Frederik kõrgelt männi otsast. Ta tuli alati vaikselt, aga seekord ta maandus täpselt ühe põgeneva porgandi peale, nii et see peatus. Ma arvan, et see porgand oli oma teekonna lõpetanud, sõnas Frederik rahulikult ja tõstis jala üles. Kui nad lõpuks kõik porgandid kokku said, istusid nad neljakesi murule. Siira seadis porgandid ritta. Nad nägid välja nagu väikene porgandiparaad. Me saame kõik võrdselt, kuulutas ta kindlalt. 4 sõpra, 4 porgandit. Runo kehitas kulmu. Aga kas see on ikka õiglane? Mis mõttes? Siira jäi sõna otseses mõttes seisma, nagu oleks keegi teda justkui ärkvele raputanud. Alustas Runo. Lumi ei söö porgandeid, sina sööd. Mina ka, siis kui ma unustan, et mul on ehitamine pooleli. Frederik, tema pigem kuulab porgandite hingeelu. Kas on mõistlik anda kõigile sama asi, kui neil pole seda ühte moodi vaja? Siira pani käed puusa. Aga see ongi ju võrdsus. Kõigil sama palju ongi õiglane. Kas alati? Küsis Lumi. Jah, ütles Siira, aga siis ta jäi vait, sest Lumi küsimus pani teda mõtlema. Lumi vaatas talle pehmelt otsa. Kui sa annad mulle sama palju porgandeid kui endale, siis kas ma teen midagi väga halba, kui annan oma porgandi sulle tagasi või annan hoopis kellegile edasi? Siis sul ju enam ei oleks ühtegi, ütles Siira. Aga mina ei tahagi porgandeid. Siira hakkas vaikselt sisemiselt plõksuma. See ei ole õiglane. Hästi, ütles Runo ja lõi peopesad kokku. Mul on idee, võtame matemaatika appi. Ta võttis oksa, joonistas sambla sisse ringi ja jagas selle 4 sektoriks. Teeme õiglaselt, mõõdame vajadust. Siira ahmis õhku. Mõõdame. Mida? Nõudlust, selgitas Runo. Ehk seda, kellel midagi päriselt vaja on.
Ta joonistas sambla sisse mõned ringid ja jätkas. Kui keegi tahab väga porgandeid ja kasutab neid iga päev, siis on tal suur nõudlus. Kui keegi ei taha üldse, on tal väike või olematu nõudlus. Ja kui nõudlust ei ole, siis tihti ei ole ka vajadust. Siira noogutas. Mina tahan porgandeid kogu aeg. Mul on siis suur nõudlus. Just, ütles Runo. Seepärast on sul neid vaja rohkem kui teistel. Minul pole porgandite järele üldse nõudlust. Runo noogutas. Siis pole sul ka vajadust. Frederik vajab vist ühte porgandit selleks, et kuulata, mida see talle rääkida tahab. Frederik noogutas rahulikult. Porgandid on üllatavalt ausad köögiviljad. Siira aga hakkas tasapisi mossitama. Aga kuidas siis võrdsusega jääb? Runo võttis porgandid ja jagas. Siirale 2, Runole 1, Frederikule 1, Luumile 0. Siira tõstis käed taeva poole. Ei, Luumi peab ka saama, muidu ei ole võrdne, nii on tal halb. Luumi naeris pehmelt. Mul ei ole halb, kui mul porgandit ei ole. See on väga okei. Siira pani silmad kissi. Aga ma tahan, et sul oleks sama palju kui teistel. Luumi kallistas teda õrnalt. Vahel pole vaja võrdselt, vahel on vaja õiglaselt. Siira jäi mõttesse. Teate, looduses ei ole kõik kunagi võrdselt. Kõik vaatasid teda. Päike paistab mõnele puule rohkem. Mõni taim saab vihma, mõni mitte. Mõni loom leiab rohkem marju, sest juhtus õigel ajal õiges kohas olema. Aga ometi on loodus tasakaalus. See ei ole õiglane, pomises Siira. See on õiglus teisel kujul. Õiglus pole alati nii, et kõik saavad sama. Vahel tähendab õiglus seda, et keegi saab täpselt seda, mida tal päriselt vaja on. Siira vaatas oma käes olevat porgandit ja sosistas. Aga siis, kuidas ma tean, millal on võrdselt ja millal õiglaselt? Sa kuulad nii iseennast kui teisi. Olgu, teen uue katse. Ta võttis 3 porgandit, ühe väga väikese, ühe keskmise ja ühe tohutu suure. Suur porgand oli nii suur, et Lumi pidi seda 2 käega toetama. Jagame need, kuulutas Siira. Kes neid vajab? Uuris Runo. Selge, Lumi ei taha, mõtles Siira kõva häälega. Frederik võtab väikse, ta kuulab seda paremini. Runo, sulle keskmine, mina võtan suure. Nüüd sai igaüks täpselt seda, mis talle sobis, ütles Runo. Ongi jagamine lahendatud. Runo mõõtis oma porgandit mõõdulindiga, et välja selgitada, kas see on tavaline porgand või hoopis ebatavaline. Siira aga kallistas oma hiiglaslikku porgandit. Parim porgand üldse. Ta vaatas oma sõpru ja ohkas. Ma arvasin, et õiglus on lihtne, jagad võrdselt ja kõik on rahul, aga nüüd ma näen, et vahel on õiglus hoopis see, kui keegi saab natukene rohkem, sest tal on seda päriselt vaja.
ja see ei tee sind ebaõiglaseks. See teeb sind hoolivamaks. Loodus õpetab meile, et õiglus kasvab seal, kus on mõistmist ja kuulamist. Siira pani oma suure porgandi põlvedele ja kallistas seda nagu vana sõpra. Olgu, ma siis hakkan rohkem kuulama. Tegelikult, kas tahate mu suurt porgandit maitsma tulla? Runo kehitas kulmu. Õiglaselt, vastas Siira. Kõik saavad täpselt nii palju, kui nad tahavad. Lumi saab lõhna nuusutada, Frederik saab kuulata, sina saad mõõta ja mina saan süüa. Võrdsus ei tähenda alati õiglust. Õiglus tähendab hoopis, et igaüks saab seda, mida tal päriselt vaja on. Mõnikord tähendab õige tegu seda, et sa annad rohkem sellele, kellel on raskem, isegi kui ise saad vähem. Mõni vajab tähelepanu, mõni aega, mõni ruumi, mõni abi ja mõni lihtsalt porgandit.